Järjekorras 4. episood Ragnar Klavani podcastist nimega Pealelöök alustab taas kord ja täna on mul väga hea meel öelda stuudios tere Mart Raamatule, Kalmar Liivile. Vastavalt siis Tartu jalgpalliklubi Velko üks rajajaid ja Harju Laagri tegevjuht. Ja täna esimest korda 4. episoodis meil Ragnar Klavanit ennast ei ole saates, aga see-eest särk number 15 on täna siin meiega, kes jälgib meid YouTube'ist ja kes meid YouTube'ist ei jälgi, kuulab meid Spotify'st või Apple podcastidest, siis teate, et on ka videosalvestus sellest saatest YouTube'is olemas, juhul kui soovite selle omale taustaks panna. Me räägime tänases saates jalgpalli taristust Eestis ja me räägime jalgpalli regionaalsest arengust. Ja nii palju, kui me enne seda saadet oleme suhelnud, tegelikult Mart just ka eile rääkinud, et mis on hetkel see, mis on puudu Eestis, et jalgpall oleks võimalikult atraktiivne, nii atraktiivne, kui temas seda potentsiaali on, aga millegipärast ei ole see potentsiaal täies mahus realiseerunud. Ma arvan, et see on väga hea, et meil selline, kuidas öeldagi, sellised 2 teemat on, sest need on omavahel väga läbi põimunud. Et me nagu näeme seda, et jalgpalli taristu, üldiselt Eestis võib öelda, ei ole täna just kõige, ütleme, paremini arenenud, aga regionaalselt need erisused on veel suuremad, eks ju. Aga kui me nagu räägime sellest, et mis või kuidas võiks jalgpalli taristu muutuda atraktiivsemaks seda nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele, siis mina ise, ma nagu kõigile ütlen alati, et ma olen käinud läbi kõik need Eesti väiksed külastaadionid, et kui me 18 aastat tagasi Velkoga 4. liigast alustasime, siis käisime Tabivere koolistaadionil ja Väimela Muru staadionil ja käisin kõik need väiksed koolistaadionid üle ja ütleme pealtvaatajatele sisuliselt suurt vahet ei ole, et kas sa vaatad seal betoonploki peal, vaatad Väimelas jalgpallimängu või siis siin kuskil Tallinnas, et tegelikult see probleem on nagu igal pool ühesugune, et jalgpallitaristu nii täna kui 18 aastat tagasi tegelikult liiga palju ei arvesta pealtvaatajaga, mis on minu meelest nagu kõige tähtsam asi jalgpallimängu juures, et ikka pealtvaatajad ka mängu vaataksid, et muidu on lihtsalt selline palli toksimine. No Kalmar, kas Eesti jalgpallifänn on ära harjunud sellega, võib-olla enam ei märkagi, et mängu vaadatakse betoonploki pealt, sest just kui alati on nii tehtud, mitte küll igal pool, aga seal, kus see jätkuvalt nii on? Ma arvan, et see ei ole ära harjunud võib-olla, aga võib-olla ei ole uusi inimesi juurde tulnud, kes siis nagu tahaks, et see oleks kindlasti teistpidi, et see areng ei ole olnud nii suur, kui ta võiks olla, et on võib-olla jäänud paigale viimastel aastatel, et midagi ei ole teha. Inimestele meeldib olla osa millestki, mis näeb ka hea välja päeva lõpuks ja kus on ka mõnus ja mugav olla ja nii edasi, et kui neid asju tagatud ei ole, siis on raske saada inimesi väljaku peale. Ja kui sama vaadatakse kas nädalavahetuseti Inglismaa kõrgliiga mänge või Champions League või Euroopa liiga mänge nädalasiseselt voore, siis ütleme see atmosfäär, mis seal on ja see visuaal, mis seal on, siis see lihtsalt on nagu nii kaugel sellest, mida meie praegu teeme. Me keskendume tänases saates väga palju ka sellele, kuidas asjad võiksid olla, sest plaan on olemas ja teie olete mõlemad Ragnar Klavani tiimi ja Ragnar Klavani potentsiaalsed juhatuse kandidaadid, eks ole, nii et kõige paremad, kõige õigemad inimesed tänasel päeval, kelle käest küsida, et kuidas siis asjad võiksid olla. Aga tegelikult täna, kui me seda episoodi salvestame, on 2. juuni esmaspäev ja täna hommikul võis ka ERR-i portaalist, siis spordiportaalist ja ka põhiuudiste portaalist lugeda ühte jätkuvat mitte teab nüüd mis hea maiguga uudist siis praeguse jalgpalliliidu juhatuse kohta, mis puudutab just Konkurentsiametit ja Konkurentsiameti menetletavat kriminaalasja, kus siis Aivar Pohlak väidetavalt FC Flora nimel on pakkunud Nõmme Unitedile siis ühte teatud tüüpi lepingut, mille puhul Konkurentsiamet ja ka jalgpalliga seotud inimesed kahtlustavad, et tegemist ei ole hea tavaga, tegemist on konkurentsi eelisarendamisega teatud klubide vahel, jättes siis kõrvale tegelikult kõige selle, millest meie täna siin saates räägime, kuidas konkurentsi suurendada ja kuidas koostööd suurendada. Millise tundega te seda uudist lugesite? Ma ei tea, tunne on ikka see, et jälle midagi. Kõik ju tegelikult teavad, et järjest ja järjest tulevad need asjad
sellised ebaselged ja läbipaistmatud ja asjad tulevad järjest ja järjest välja, mida on vaja jälle seletada, noh, mis ei ole oma olemuselt õiged, mis ei ole oma olemuselt avatud ja mis ei ole oma olemuselt tegelikult läbipaistvad. Ja noh, minul oli küll see tunne täna, et noh, jälle üks nagu luukere, eks ju, et noh, palju neid võib veel olla, et noh, kahjuks on Eesti nagu jalgpalli kogukond sellega nagu liiga harjunud juba, et jälle tuleb midagi välja, et noh, et minu meelest see ei ole kuidagi nagu sellised uudised ei kaunista jalgpalli, sellised uudised ei peaks olema 21. sajandil 2025. aastal Eesti jalgpalli üheks osaks ja noh, lihtsalt see on vale, et leppida kokku mingisugustes tööjõu liikumises. No millest me täna räägime? No, see on täiesti arusaamatu. No ega samamoodi ka üleminekud, ütleme mängijate koha pealt, et pikalt on olnud siin jalgpallis teema ülemeelitamine, et kui lahti hakata seda harutama, et mis asi siis täpsemalt on, siis võib-olla alati ei olegi sellele selget vastust ka tulnud. Et täna see võib-olla on natukene selgem, kuid siiski, et ülemeelitamine, mis tegelikult peaks olema lihtsalt inimestega suhtlemine, võib-olla oma klubi selgitamine, mida oma klubi teeb, kuhu teda tahetakse kutsuda, nagu et see võib olla ka kutsumine, see võib olla ka ettepanekute tegemine, et ma arvan, et see peab olema vaba. Ja ma arvan, et niisugust asja jah, et see, noh, ütleme nii, et see ei ole hea toon Eesti jalgpallile üldises mõttes, et sellised uudised on üleval. Ma olen täiesti nõus, mina usun nagu 100%, konkurents on ainuke asi, mis edasi viib. Nagu ja selline olukord, kus me lihtsalt nagu lepime kuskil alt hõlma mingisugused oma mingisugused endale sobivad tingimused kokku ja teised sellest midagi ei tea ja seda veel tehakse tegelikult nagu ikkagi alaliidu presidendi poolt, see ei vii Eesti jalgpalli edasi, et senikaua, kuni me tegelikult nagu konkurentsil ei lase vabalt jalgpallis nii-öelda vohada, et senikaua me jäämegi sinna, et me hoiame küll kaitseme koduseid mängijaid, ei lase võõrmängijaid siia piisavalt tuua, eks ju, me kaitseme klubimängijaid, teeme igasuguseid toetusmehhanisme, eks ju, aga kogu see alus on ikkagi jalgpall on kõige karmim konkurentsiturg, nagu kõige karmim konkurentsiturg ja kui me nagu ise nagu seda ei ava ja meie praktikad on sellised, nagu täna välja tuleb, siis me ei jõuagi mitte kunagi mitte kuhugi, eks ju. Ja tegelikult igas valdkonnas ongi see konkurents edasi viib jõud, et siis peadki kõik pingutama ja saama selle ekstra sammu sisse panna, et ma arvan ka, et konkurentsieelisega kokkulepet teha lihtsalt ei ole okei. Ja veel, et hea point konkurents, eks ju, et me jõuamegi läpselt, et me olemegi täna õiges kohas Eesti jalgpalliga, me olemegi seal, ma ei tea, Kasahstani ja Togo vahel, eks ju, sellistes riikidega, kus täpselt selline praktika igapäevaelus nagu domineerib, meil ta domineerib jalgpallis ja sellepärast meie koht on täna seal, kus me oleme, et ma ei tea, kas need lähiriigid seal meil on, mingi Lesotho ja Togo ja veel, ma ei tea, missugused kolmanda maailma riigid, eks ju, aga Eesti riigina on jõudnud täna Põhjamaade hulka, aga tõesti jalgpalli organisatsiooni poolest me oleme täna ikka nagu arengumaa või täiesti nii-öelda isegi veel mitte arenev riik. Ühest küljest paneb muigama, aga teisest küljest tegelikult üsna traagiline. Olgu siis öeldud tegelikult, et Konkurentsiameti poolt menetlus hetkel veel käib, aga selline uudis siis täna tõesti Rahvusringhäälingu portaalis hommikul oli, mis puudutab Jalgpalliliidu praegust presidenti, pikaajalist presidenti Aivar Pohlakut. Me läheme kohe taristu ja regionaalarengu ettepanekute juurde, aga sellel eelmisel teemal korra jätkates, et Mart tegelikult enne nii-öelda Klaavani ametlikuks juhatuse liikme kandidaadiks asumist, et olid sa öelnud, et sa toetad tema kandidatuuri ja Kalmar tegelikult sulle sama küsimus, et mis hetkel tuli see otsus või ettepanek Ragnari enda poolt, et liituda selle tiimiga, mis siis kandideerib juuni keskel Eesti Jalgpalliliidu uueks juhatuseks. Et see oli küsimus mulle? Mõlemale. Okay. Alusta. Ja, ma alustan. Ragnariga me oleme rääkinud kusagil veebruarikuust alates. Neid kordi, kus me rääkisime, tegelikult ei olnudki palju, aga see esimene kohtumine, mis meil oli, kusjuures Harju kontoris, siis oli väga positiivne mõlemad poolt ja sellele järgnes siis äkki seal oli umbes kuu aega vahel tuli siis nagu teine kohtumine ja pärast seda
ma nüüd kuupäevad täpselt ei mäleta, aga ma tean, et see oli sellel perioodil, kui oli siis ECA oli siin tegemas oma Tallinna visiiti ja pärast seda siis saime Klaavaniga pikemalt räägitud ja sealt ka see ettepanek tuli, millele ma võtsin natukene ka mõtlemisaega. Rääkisin ka klubi sees läbi, et kas me vaata kõik oleksid nagu korrektsed. Loomulikult ma rääkisin ka oma pere sees läbi ja oma paremate sõpradega läbi, et kuidas nende arvamus ka selle koha pealt on, et endal oli kogu aeg see tunne, et nagu on õige asi, mida teha ja siin ma siis olen. No mina olen ka ammu mõelnud selle peale, et Eesti jalgpall nagu on sellises ajahetkes, et me vajame muutust ja me vajame ja ma ütleks isegi niimoodi, et Eesti ühiskond Eesti ootab ja ootab siiani Eesti jalgpallis muutust. Ja kui ma tegelikult selle peale nagu mõtlema hakkasin, siis mis siin salata, nagu ilmselgelt tundus, et täna on ainuke inimene, juba siis tundus, et on ainuke inimene, kes suudab seda muutust tuua Ragnar Klavan ja kui ta siin mõni kuu tagasi kutsus mind ka oma tiimiga liituma, siis loomulikult ma olen valmis nagu kätt külge panema, sellepärast et elu kahjuks või õnneks on näidanud, et kui sa ise ei tee, siis lõpuks keegi ei tee. Et igal juhul hea, et meil täna see diskussioon üldse jalgpalli üle on, sellepärast et liiga palju jalgpallist ongi toimunud täna selliste nii-öelda vahendatud hea tahte lepingute alusel sisuliselt, eks ju, et liiga palju me tegelikult avalikult ei räägi sellest ja see on üks probleem, tulles meie tänase teema juurde, tegelikult see on üks probleem, mis on meie taristu arengut ka tohutult pärssinud, et tegelikult me ei tea, kes ja kuidas ja mis alustel mingisugused otsused on tehtud ja lõpuks, kes see kaotavad sellest klubid, kaotavad sellest mängijad, kaotab sellest kõige rohkem publik ja kaotab tegelikult Eesti üldsus ja lõppkokkuvõttes Eesti jalgpall. Nii et mina ei pidanud üldse mõtlema, nagu mina ütlesin kohe ära, et davai, muidugi teeme ära, sellepärast et vaja on tööd vaja ka lõpuks tegema hakata, mitte ainult rääkida, kuidas tööd on tehtud. Tegelikult on muutust vaja, muutust on vaja, kuna ikkagi Jalgpalliliit on tegemist ikkagi meie katusorganisatsiooniga, siis meil on vaja muutust, me peame seda vahepeal heas mõttes õhku puhastama ja andma siis uuele energiale, uutele inimestele, uutele vaatevinklitele ka siis nagu toimetada, ja siis vaadata, kas siis see uus vaatevinkel teeb ka midagi paremini, aga kindlasti vähemalt teistmoodi, et tibusi loetakse siis nagu mingi perioodi lõpus. Tegelikult teil on ju taristust rääkides on ka kogemus olemas, kuidas moodi rajada staadionit, millel oli kunagi Eesti Jalgpalliliidu poolt ka rahaline toetus olemas. Lõpuks, kui staadion valmis sai ehitatud, selgus, et see toetus, mis Jalgpalli alaliidu poolt tuli, oli umbes 10% sellest siis kogumaksumusest, et kui me toome võrdlusesse näiteid teistest riikidest ja erinevatest struktuuritoetusvahenditest, UEFA vahenditest, kohalikest riiklikest vahenditest, kas selline stsenaarium ja olukord ühe jalgpalliklubi jaoks on pigem normaalne või on see pigem natukene liiga suur ettevõtmine, et kui meil on olemas selline 10% sellest pirukast ja ülejäänud 9 tuleb ise kokku otsida? Räägi natuke sellest kogemusest ja kuidas see võiks olla ideaalis? Ütleme niimoodi, et tegelikult kui me Kalmariga enne rääkisime ka, et mida inimesel kõige rohkem vaja on, või mis toob inimesele selle turvatunde ja selle tunde, et kus ta ennast hästi tunneb, et ikka kodus. Ja ka klubil, ka jalgpalliklubil on tegelikult kodu on kõige tähtsam asi. See on nagu ajalooliselt, nii kui me vaatame jalgpalli suurriike või jalgpalli sünnimaad Inglismaad, siis seal on kõikidel klubidel, olgu ta kui väike tahes, on oma kodu. Ja ütleme, kui meie Velkot 18 aastat tagasi alustasime, siis juba paar aastat hiljem oli meil selge, et me tahame endale oma kodu. Ja eks me nägime siis circa 10 aastat selleks vaeva, et plaan paika saada, ise targemaks saada, klubina küpseda ja leida need võimalused, see nii-öelda staadion valmis ehitada. Ja me oleme nii meie kui ka tegelikult meie kodupublik ja ma usun laiemalt kogu Tartu üldsus, spordiüldsus on tegelikult sellega, mis tuli lõpuks päris väga rahul.
aga noh, tähtis oli see, et me ise olime väga aktiivsed, me ise tegime kõvasti tööd selleks ja noh, mis siin salata, noh see, et Jalgpalliliidu poolne tugi ja tegelikult siis ka tugi selleks, et nad käendasid meie võetud pangalaenu tuli, noh, see oli ikkagi nagu kuldne, see oli nagu üks väga tähtis osa sellest, et see projekt realiseeruks. Aga noh, niimoodi see peakski olema, niimoodi meil peaks olema klubid peaksid selle taristu arengu initseerima ise, mitte niimoodi, et meil noh, sisuliselt meil lõunas on nagu hästi, meil klubid tõesti arendavad ise taristut, aga siin põhja pool ja võib-olla teistes kohtades noh, tegelikult kõik vaatavad Jalgpalliliidu poole, et noh, olge head, ehitage meile nüüd mingi asi valmis, et noh, et selline asi nagu ei olegi õige, ei peagi nii olema, aga noh, ja võib-olla ei ole ka jätkusuutlik. Ei olegi jätkusuutlik, täpselt. Et võib-olla see Mardi sõnastas sabas kinni võttes, et ma olen ka täiesti nõus, et iga klubi ütleme, alustala peaks olema kodu ja kodu lihtsalt ehitamiseks on vaja toetust, ressursse ja Mardi arutas ka, et me ei arvagi, et Jalgpalliliit või riik või keegi peaks selle üksinda ära tegema. Ma arvan, et siin on vaja ehitada sisse sümbioos, kus siis liit paneb oma osa, riik või kohalik omavalitsus oma osa ja ka kindlasti peab olema oma osa klubil, et võtta siis kas lisalaenu või midagi säärast. Me oleme rääkinud ühes varasemas saates siin just konkreetselt Eesti jalgpalliklubide arengust ja ma tahaks küsida, et kas kõikidel Eesti klubidel ütleme, kas piisaval hulgal Eesti klubidel on täna olemas see oskus, pealehakkamine, see inimressurss, et selliseid algatusi ellu kutsuda, et siin sai korraks seda Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti erinevust mainitud, aga kust kohast tuleb ühel jalgpalliklubil see know-how ja see piisav selline kannatlikkus ja ka võib-olla äriline vaist, et ikkagi suuri rahasummasid liigutada? Mart, algab kõik sellest ikkagi nagu soovist esimene asi ja kui on soov ja tahe olemas, siis saab edasi nuputada ja võib-olla liidu funktsioon võikski siis selles kohas ollagi nagu ühe osa panuse andmine ja kindlasti ka know-how andmine nagu, et kuidas saaks siis järgmist sammu nagu sisse panna. Ja võib-olla kõik klubid ei peagi tegema endale nagu kodu nagu täitsa nagu endale ja enda seda bilanssi seda viima, aga ma arvan, et on kindlasti neid korralik hulk, kes tahaks seda ise teha. Aga tõesti, kuna ei ole nagu selge, et kas ja kui palju näiteks liidu võimalus anda või KOV või Euroopa Liidus näiteks või ka riigi poolt võiks midagi tulla, et kui need nagu täpsema plaane ei ole, siis on ka päris raske nagu ka midagi paika panna. Et noh, me oleme arutanud siin nagu niisugusest heast näitest, et toomegi siis selle Velko kodu siis näitena, et kui me tahaksime ehitada Velko kodu, siis see Velko kodu läheb umbes maksma suurusjärgus 1,5 miljonit. Noh, pluss miinus. Ja kui jagada ka nüüd see, ütleme, kolmeks, ehk siis 1,5 jagada kolmeks on siis iga tükk on 500 000 ja kui 500 000 oleks, üks osa on Jalgpalliliit, teine 500 000 ongi siis kas Euroopa Liidu mingisugune fond või riigi toetus või siis kohaliku omavalitsuse toetus ja viimase kolmandiku võtabki klubi endale kanda ja lihtsalt seal on ka võib-olla niisugune pisike nüanss, mis tegelikult on päris suur, et kui praegu antakse laene 10 aasta peale, siis või tegelikult võiks ka tulla niisugune kampaania, kus siis leitaksegi pank, kes soovib siis olla toeks Eesti klubidele, kus siis luuaksegi võimalus võtta laenu 30 aasta peale ehk siis oma koduks ja siis see laenusumma läheb palju väiksemaks, mis tähendab seda, et me tegelikult lahendame mitu probleemi ära. Et üks probleem on siis see, et me saame atraktiivsed väljakud, et teha paremaid trenne, paremaid mänge, mis on ka visuaalselt parem ja loomulikult teine kohe on ka pealtvaatajate jaoks on parem koht, kuhu siis ka päriselt tulla. See on kindlasti kogukonna jaoks nagu väga-väga tähtis. Aga võib-olla teine lahendab finantsilise probleemi ära see, et netovara läheb kohe plussi, kus tegelikult on see üks teema, mis nagu klubidel on probleem, kes siis on litsenseerimise tsüklis sees, et see netovara peab plussis olema. Ja kui sul ongi juba bilansis istumas heas mõttes baas, kodu, kinnisvara, mille väärtus on 1,5 miljonit ja puhas sellest on umbes 1 miljon ja 500 000 on siis kohustusena üleval, siis on päris hea asi, mille ümber hakata üldse seda klubikultuuri või jalgpalliklubi üldse tegelikult ehitama. Aga ma nagu tuleks võib-olla sinna, et mis need, ma arvan, et Kalmar kirjeldab väga õigesti, et kuidas ütleme, see tegevus võiks või ütleme, kuidas see rahastamine võiks välja näha. Ideaalis nii ta umbes võiks olla. Aga noh, mis siin just liidu roll on? Liidu roll peaks ikka väga selgelt olema see, et kõikidel klubidel on nagu ühtselt aru saada, mille jaoks ja kuidas on võimalik nagu Jalgpalliliidu tuge saada. Et ma vaatasin Jalgpalliliidu infrastruktuuri arendamise infrastruktuuri arengukava, eks ju, mis on hea mituteist lehekülge, eks ju, millest 2 lehekülge kirjeldati ära, et iga 10 000
elaniku kohta, mitu kunstmuruväljakut on, mitu jalgpallihalli on ja siis oli terve plejaad igasuguseid jooniseid, et milline üks väljak peaks välja nägema, eks ju, aga noh, see, et kuidas nagu jalgpalliliit toetab või kuidas see saavutatakse, see eesmärk, see absoluutselt puudu. Ja noh, siis kui mina olen nagu, ma ei tea, klubi esindaja, ükskõik kus ja ma tahaksin hakata arendama nagu siis endale oma kodustaadionit, eks ju, noh, siis mul ei olegi kuskilt nagu pihta hakata, sa peadki helistama jalgpalliliidu presidendile ja siis nagu vaatama, et mis need võimalused on, eks ju, aga noh, reaalsus on see, et nagu läbipaistvas ja normaalselt toimivas nagu organisatsioonis peaks sul olema kirjeldatud ära, et nüüd on meil nii palju rahastus võimalik, meil rahastuse või ütleme, infrastruktuuri prioriteedid on sellised, eks ju, ja rahastus tuleb rahastust on võimalik niimoodi saada, aga see täna puudub. Ja noh, see on see probleem, et samal ajal kui Soomes on, eks ju, 13, Soomes on ehitatud siis UEFA toel 13 nagu, mitte nagu väljakut, me ei räägi nagu, vaid 13 staadioni, noh, üks osa on siis see UEFA hat-tricki rahade tugi olnud, eks ju, noh, siis Eestis tegelikult keegi ei teagi, mis me selle rahaga teinud oleme, kuhu see raha läinud on, noh, absoluutselt puudub nagu arusaam, et noh, et kaasatus ka, et nagu, et ala, et liikmed, siin on meil selline summa võimalik saada mingi perioodi peale ja mismoodi teie näete, et seda võiks siis nagu paigutada, on ju? No täpselt üliõige, eks ju, et ma ise sellel legendaarne üldkogu jutt on see, et ma ise selle üldkogule käinud, aga kus siis kurikuulsat FC Flora tehnilise võra kinni maksmist siis arutati ja noh, kuidas see nagu välja nägi, siis teatatigi, president teatas siis üldkogu, et teate, et Pellemaa, sulle polegi seda veel rääkinud, aga vaata see Flora 1,6 miljonit tehniline võlg, et me nüüd jalgpalliliiduga, meil on Tallinna linnaga diil, et me paneme selle Tallinna jalgpallitaristusse hoopis, eks ju, no mis otsus, kelle otsus, kuidas selline otsus sündis, miks niimoodi, et noh, et ütleme klubide lõunast, nagu kes näevad, et kuidas nagu noh, kuidas see infrastruktuuri raha siin pealinnas jaguneb, on palju nagu küsimusi, et miks Velko pidi võimlema 10 korda väiksema nagu 10 korda väiksema toe eest nagu nii palju, eks ju. Ja noh, lihtsalt see tekitab nagu nii palju küsimusi, et seetõttu nagu tulles tegelikult selle päevakajalise teema juurde tagasi, siis mina ütlen, et läbipaistvus, selgus, igasuguste mingite kintsukraapimiste ja perekonnasidemete pealt tehtavad diilid, noh, ei saa olla normaalsed tänapäeva ühiskonnas Eestis ja sellepärast me ei arene taristu ja sellepärast ei arene jalgpalli üldiselt. Mu järgmine küsimus olekski olnud, et mis meid siis hetkel takistab selle läbipaistvuse loomisest niimoodi, aga sa vastasid selle praegu väga kokkuvõtvalt ära. Kuidasmoodi, kui te kohtusite ka eelmisel nädalal Eesti maakondlike klubidega, teil oli arutelu, mis toimub, ma saan aru, kas kord aastas või natuke sagedamini. Esimest korda toimus, ei ole sellist korda lausa toimus, no ma tahaks loota. Sellises kontekstis. Mingis koosseisus on ikka varem kohtutud, aga võib-olla sellises formaadis esimest korda. Ja nii kirglikult ei ole siin muidugi ka lahtiste kaartidega siin Klaavani pealelöögi saates veel keegi esinenud, et mul tekib kohe küsimus, et kas võib-olla nimesid konkreetselt nimetamata, aga kas selline kirg ja õigustatud frustratsioon väljendub ka teiste klubide seas? Kui me räägime konkreetselt sellest regionaalwebinarist, nimetame siis nii, siis seal toodi teemasid välja ja tegelikult see tuli välja ka, kui me tegime Tallinnas ja Tartus ka Kärajad, et see on nagu siis Põhja- ja Lõuna-Eesti ja tegelikult need teemad või probleemid, mis olid nagu täiesti nagu, oli samasid ka, aga tegelikult olid erinevad, et näiteks seesama taristu teema või Lõuna-Eestis see ei olnud üldse nii suur teema kui näiteks Põhja-Eestis versus Põhja-Eestis pole nii suur teema bussitransport, mis on Lõuna-Eestis, Lääne-, Ida-Eestis nagu väga suur teema. Et selles mõttes, kui tulla nüüd webinari juurde tagasi, siis seal tulidki välja teatud murekohad, mida siis nagu ootakski klubid, et kas seda lahendatakse või leevendatakse või leitakse koos siis mingisugused arusaamad, kuidas saaks nagu koos paremini edasi minna. Mina ütleks, et kui meil on jalgpallis sellist kirglikku frustratsiooni, siis me oleme heas seisus. Aga kõige suurem mure on see, et meil on selline vaikne pettunud käega löömine on valdav. Ja võt see on nagu mure. Ja võt see on nagu see, noh,
mis minu meelest on ohtlik nagu jalgpalli nagu jätkusuutlikkusele laiemalt, et meil see pettumus ja see, et sa näed, et sa oled pannud kas ühe või kas ei tea mitme aasta jooksul nagu oma hinge sellesse klubi arendamisse või spordi arendamisse ja tulemust nagu ei ole kuskilt tulemas. Ja siis see, et miks ma üldse üritan, eks ju, miks ma üldse tahan. Vot see on kõige suurem mure ja seda nagu tegelikult kurb tõdeda, aga seda on Eesti jalgpallis ja ei tea, kuidas seda nagu muuta kiiresti, kui paneme kogu aeg samamoodi edasi. No kui me samamoodi teeme edasi, siis muutusi tule. Ongi. Ikkagi peame midagi tegema teistmoodi, mingisuguse uue nurga leidma ja see uus nurk kindlasti peab olema koostöö. Ma isegi ütleks jah, et see peab olema, nimetame siis lahtiste kaartidega toimetamine, avatusse ja koostöö, et ma arvan, et me oleme piisavalt pikalt teinud kõik klubid nagu üksinda kusagil oma külas või asulas oma asja, aga tegelikult ka, et kui me tahame nagu jõuda nüüd selle Ragnari välja öeldud top 50 maailma sekka, siis jalgpalliriigi sekka, siis me peame koostööd tegema. Kui me koostööd ei tee, siis on päris keeruline nagu edasi minna. Et siin on nagu, mina ütleksin küll, et kui üks asi on infra, et meil oleks kusagil, kus üldse neid asju teha, aga teine asi on kindlasti see koostöö omavaheline, et just ennekõike võib-olla kõige pisemates piirkondades. Kui seal ka ei tehta koostööd ja ollakse nagu pahased üksteise peale, siis on nagu tegelikult asi nagu halb selle koha. Ma tahan veits vastu vaielda, sellepärast, et ma nagu täielikult ei usu sellesse koostöösse, et koostöö on nüüd kõige võti. Nagu ma alguses ütlesin, mina usun konkurentsi ja ma usun, et selline konkurents lõpuks klubide vahel on edasiviiv jõud ja ma arvan, et koostöö selles formaadis on tähtis see, et nagu meil oleks kõikidel nagu võrdsed alused, ühtselt arusaadavad alused ja ühtne nagu stardipositsioon, et omavahel nagu päriselt konkureerida ja nagu päriselt mõelda, et okei, et kuidas ma nüüd sellest konkurentklubist parem olen, et mida ma nagu teen teistmoodi, et oma asju paremini teha, et võita, et rohkem publikut tuua väljakule, et paremaid mängijaid omada, nii edasi, et ma nagu usun, et meil on vaja koostööd selle jaoks, et konkurents oleks meil tugevam ja konkurents on see, mis edasi viib, mitte see, et me hoiame kõik üldkogul käest kinni ja laulame kumbajaad ja ütleme, et Eesti jalgpall on valmis ja me oleme kõik sõbrad ja jalgpall on meie asi, et seda ma ei usu. Okei, kui sa nagu tõid nagu selle nurgalt, siis nagu pigem olen ka nõus sellega, et seal on vaja nagu heas mõttes konkureerida, aga mida mina mõtlesin koostada, pigem oligi nagu mõeldud ennekõike nimetame siis potentsiaalikamad mängijad, kellel võiks olla ka siis Klaavani-sugune karjäär näiteks tulemas ja seal kohas ma näen, et seda nagu koostööd on vaja rohkem teha. See, kas Harju mängib Velkoga või mitte, loomulikult on see väljakuga ära võita oma klubiga, et see ei ole küsimuski selle koha peal. Aga just, et kui ongi need nagu tõesti teisel tasemel mängijad või see ETP projekt, siis mis näitas ära, et nad käisid seal noored poisid mängimas Liverpoolide või Manchester Unitedidega, kus nagu nad saavad ju mängitud. Aga kahjuks me ei näe mängijaid selles mängimas, kui ainult Klaavan ja siis mingi aeg tagasi ka Mart Poom. Et ma just pigem võib-olla koostöökohal ma nägingi nagu seda võtit. See on hea point, nagu mulle nagu see meeldib ka, et ütleme, me konkureerime klubidena ikka, ütleme sellistel põhialustel me ikka tahame konkureerida omavahel, aga on mingid aspektid, kus me nagu koostööd teeme. Minu meelest see noormängijate selline, ütleme, kas või regionaalne. Meil Tartus me üritasime ka siin 3 Lõuna-Eesti klubiga, Velko, Tammeka ja siis Elva. Panime ka ühe siis nagu Tartumaa koondise kokku ja poisid käisid turniiril. Aga ma nagu näen, et see on tegelikult tore, normaalne, sul tekivad nagu kontaktid vastasklubidega ka, poistel tekivad omavahelised kontaktid, eks ju, et ma arvan, selline nagu eluterve koostöö noorte osas on hea, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi nagu, kui me räägime jalgpalli üldiselt tasemel ja jalgpalli. Sa räägid jalgpalli Eesti-sisesest arendusest, aga see ongi nagu kaks eraldi teemat minu arvates. Et selle koha ma olen sinuga nõus, et igal konkureerida tuleb kõvasti, sest muidu nagu ma ütlen, et aga mingites osades koostööd teha. Aga mina usun, et see koostöö peabki olema sinna suunatud, et
see nagu see baas, see on kõigile ühtselt arusaadav ja ühine, eks ju. Ühesõnaga võrdne ligipääs vahenditele ja sealt edasi tuleb selline tervislik konkurents. Suurepäraselt resumeeritud. Räägime natuke nendest konkreetsetest ettepanekutest ka, mis Ragnar Klavani juhatuse tiimil kandidaatidel on, et üks nendest on siis välja arendada pealtvaataja sõbralik taristu, ütleme aastaks 2030. Me korra mainisime neid betoonblokke, me korra mainisime seda pealtvaataja mugavust, aga kui me räägime jalgpallitaristust, väljakutest ja staadionitest, mida me selle mugavuse all ikkagi silmas peame lisaks tribüünidele, lisaks pealtvaatajatele, mis on see pikaajaline eesmärk? No, ka nii-öelda ütleme võib-olla sellise nagu katvuse mõttes, et on meil neid vaja rohkem, on meil neid vaja teatud kohtadesse kuidagi moodi, et peab seal olema mingi süsteem, et mis see visioon on? No ütleme, visioon peaks ikkagi olema selles, et tegelikult nagu kuhu me jõudsime ka seal regionaalsel koosolekul, et esmalt tuleks nagu see arenguvajadus ära kaardistada, eks. Eesti on nii väike, et juba riigi tasandil on tegelikult suhteliselt lihtne nagu kõik asjad nagu ära kaardistada. Seda veel rääkimata siis jalgpallialaselt, eks ju. Aga ma arvan, mis nagu täna on problemaatiline, ongi Eesti jalgpalli selline tippliigade atraktiivsus. Et ütleme, see peaks küll olema koht, kuhu nagu tuleb nagu fookust kõvasti panna. Et see tegelikult ei ole nagu 21. sajand, et kui valdav osa premium-liiga mängudest siis peetakse tingimustes, kus pealtvaatajad peavad käima sellistes tualettides nagu ehitusplatsil tavaliselt käiakse. Et see ei saa olla see level, millega me täna rahuldume. See lihtsalt ei ole atraktiivne keskkond, et täpselt just Kalmar ütles õigesti, et võib-olla ta sellist hardcore jalkafänni nagu rahuldab, eks ju, aga sa ei too sinna inimest teist korda, sa ei too teist korda inimest sinna nendesse Harju, nendesse oranžidesse Graamo tualettidesse, mis teil seal otsajoone juures on. Ei, ma olen nõus ja eks me võtame nagu selles mõttes, et on löögi sisse nagu, et meil kahjuks ei ole kunagi olnud klubil sellist ilusat fassaadi, ütleme siis nii, et me oleme kõik nagu higi ja vaevaga ja nutikusega ja kavalusega siis nagu toimetanud, et tulla siis seal, kus me oma asjadega oleme. Aga ma olen nõus, et järgmist sammuga meil teha, me peame nagu saama selle, üks asi on siis atraktiivne, et nagu pealtvaata tahab tulla, aga ma isegi tooksin võib-olla veel tähtsam on see, et peab olema ka see väljak, kus sa teed igapäevaselt tööd, trenni, et see lõpuks ka see, mida tuleks vaatama, on atraktiivne nagu, et kui see ei ole hea, no siis sa võid teha selle kõik ju ilusa ja toredaga nagu, kui see mäng seal on nagu jama, siis sa ei tule ka teist korda tagasi nagu, ise kui see näeb kõik hea välja. Et see peab olema nagu mingis mõttes käsi käes, et see sportlik tase saab minna paremaks, kui me oleme teadlikumad ja loomulikult peavad olema paremad tingimused ja siis tuleb see teine teema ongi siis seesama nagu pealtvaad, et ma nagu näeksin seda nagu natuke teise nurga alt ja teises järjestusest tegemist. Aga ma olen nõus, et Laagri Arena võiks olla parem ja tegelikult ma arvan, või ma loodan, et juuli lõpuks on see plaan teoks saamas, et see on väga, selles mõttes on väga tähtis, me nagu näeme hästi seda, kuna me nüüd mängime 3. hooaega oma uuel kodustaadionil, siis me oleme sisuliselt 3 korda kasvatanud pealtvaatajate hulka ja me oleme selle, täpselt, miks on tähtis oma nagu kodus, sa oled selle väljaku ja kogu selle staadioni omale nagu nii käe järgi nagu teinud. Ja tänases olukorras, kus sul on, klubidel on vahendid nii piiratud, et jalgpallurid, et need mängijad, kes iga nädal tõsiselt ja ropult teevad tööd, mul on nagu müts maha kõigi ees, kõigi nende noorte kutide ees, kes nagu tegelikult käivad päevast päeva trenni ja ka treenerid. Ja absoluutselt treenerid samamoodi, eks ju, kes teevad. Et ei ole tore seal vihma käes olla, kui sul nagu hullud padukad seal tuleb nagu, et. Ja täpselt, eks ju, aga nagu kui ainuke kord, kui sa saad nagu tekitada tegelikult neile seda nagu tõelist tunnet, et nad on päriselt jalgpallurid, nad on see, mida nad näevad, on see, kui nad tulevad sealt inimeste vahelt tulevad väljakule, eks ju, ja näevad, et sul on tribüün rahvast täis ja rahvas nagu möirgab seal, eks ju. Et meil on nagu, me olemegi nagu võtnud ekstra endale selle nagu selliseks eesmärgiks, et me suudame nagu tekitada sellise, suudame mängu produtseerida, me lihtsalt ei korralda mängu, vaid me üritame nagu mängu produktseerida, et sul oleks nii pealtvaatajatele ja kui pealtvaatajatel on äge, siis on ka mängijatel äge. Ja
see ei ole nagu nii, et sul on ilgelt palju raha sinna vaja, sa peadki lihtsalt nagu läbi mõtlema oma asja. Sul on 1,5 miljonit kõigepealt vaja. Sul peab olema koht, kus sa seda ju teed, et aga noh, kui sul see on olemas, siis sealt juurde panna seda väikest nagu seda juurde. See pisik 1,5 miljonit puudus. No see on puudu ja siis natuke sinna juurde, siis saad päriselt ägeda mängu ka. Aga jah, me ütleme, et ma Kalmariga nõus, et see käib käsi käes, et sul on ütleme kvaliteetne taristu, kus sul on võimalik nagu seda nii-öelda mängu harjutada ja mängu teha. Aga noh, sul peab see tegelikult olema ikkagi nii, et kui sa tahad inimest päriselt tuua, siis ära anna talle kogu aeg mingit tasuta asju, nad ei tule nagu, sa ei saa nagu 2 korda loosi tasuta asjaga nagu inimest mängule, tee mäng elamuseks ja saad seda ainult teha, kui on sul normaalne taristu. No tegelikult peab olema toode, ta peab olema, see mäng peab olema hea, see kõik, mis selle ümber, et see näeb hea välja, see kõik see sotsiaalmeedia kutsumine või mis iganes viise, kuidas inimestele siis nagu jõutakse, see peab olema kõik nagu heal tasemel, et see tekkis see tunne, et ma tahan tõesti sinna tulla, ma tahan sinna kuuluda nagu. Aga jällegi kõik hakkab sellest 9,5 miljonit. Kui lihtne või raske teil on tänasel päeval lubada täie kindlusega, et ma ei tea, 5 aasta pärast, juhul kui nüüd muutus tuleb aastal 2025 Jalgpalliliidu juhatuses, on, ma ei tea, esimesel kõrgematel liigadel, esimesel 2 liigal on katusega staadionid ja meil on rohkem staadione, rohkem väljakuid, et kui mõõdetavad need sellised prognoosid hetkel on? Ma arvan, et seda on selles mõttes päris keeruline nagu selgeks teha, sellepärast, et ütleme niimoodi, et Jalgpalliliit on selline tore 17 miljoniline selline organisatsioon, aga tegelikult sa ei tea, tegelikult ei ole, liikmetel ei ole väga head ülevaadet, et kuidas see raha tegelikult üldse Jalgpalliliitu tuleb ja kui palju seal seda mänguruumi on. Me oleme tegelikult päris nagu põhjalikult vaatanud üle nagu vaatanud sisse nendes UEFA rahastusvõimalustesse, eks ju, läbi Hat-Tricki programmi, tõesti iga aasta 1,2 miljonit järgmise 4 aasta jooksul jalgpallitaristusse on võimalik investeerida. Aga iga aasta kohta kokku 5 miljonit 4 aasta peal on infrastruktuuri toetus puhtalt, eks ju. Aga kuhu ja kas see on juba nagu kuskile tallele pandud, seda tegelikult ju keegi täna ei tea. No ja võt sealt tuligi see sama, kui ma rääkisin, et kuidas 1,5 miljonit on nagu väga-väga suur number, aga kui võtta see nagu tükkideks, et kus kohas siis see ala Jalgpalliliidu 500 000 investeering võiks tulla, ongi siis sama selle 5 miljoni pealt, et kui me räägime järgmine tsükkel peaks olema 4 aastat korda 1,25 miljonit on siis 5 miljonit, jagame selle näiteks 10 klubi peale, siis ongi see 500 000 iga klubi peale, mis siis saab selle kodu loomiseks, nimetame siis nii. Ühes dokumendis ka arvutus tehtud, et näiteks ühe potentsiaalse näitena 15 staadionit võiks saada uuendatud. Põhimõtteliselt ehitamisest, aga uuendatud aastaks 2030. Võiks olla, kui me, siis me lihtsalt vaatame, et see on selline 300 000, mis on ka tegelikult, ütleme, meie näitel 2 korda rohkem, kui me Jalgpalliliidult nagu toetust koheselt saime, eks ju. Et see on kindlasti nagu see 300 000, see tähendab seda, et sul on võimalik välja vahetada kunstmuru, eks ju, ja tegelikult ehitada sinna nagu normaalne tribüünihoone juurde, eks ju. Aga ma ütlen, et siin ei ole nagu ainult see, et nüüd Jalgpalliliit viskab helikopterist raha, nagu klubid peavad ise ka nagu aru saama, et ja mitte ainult klubid, tegelikult kogukond ka ütleme kohaliku omavalitsusega, et nad peavad nagu aru sellest saama, nagu, et see peab olema nagu see sümbioos, et üks asi, okei, me teeme selle väljaku näiteks valmis 1,5 miljonit, leitakse need vahendid, klubi võtab selle pikema laenu, liit toetab, KOV toetab, kes iganes veel sinna juurde siis oma panuse paneb, aga jah, see, et ka hiljem oleks nagu need väljakud värsked, et see on kindlasti üks tähtis aspekt, et minu arvates võiks olla kõrgliiga eesmärk see, et me mängime kunstmurude peal 4-6 aasta vanusel maksimum nagu ja jällegi ei tähendanud, et Jalgpalliliit peab üksi selle kõik ära vahetama ja selle kulu leidma nagu, et vaid see peaks olema ka mingi meede, kus siis leitaksegi koostöövorm klubi, liidu ja siis kohaliku omavalitsuse vahel, et see peaks olema niisugune nagu süsteem. Jah, ütleme, et klubid selles mõttes peavad aru saama, et täna ikkagi klubi sisuliselt ükskõik, kas sa treenid oma kodu, ütleme, sa treenid kohaliku omavalitsuse staadionil, sa maksad neile renti, keegi tasuta nagu täna midagi ei saa, eks ju. Ja siis on nagu sul see nagu valiku koht, et et hakkad mõtlema, et kas ma maksan renti, kas ma üürin seda staadionit või ma teen endale oma staadioni ja maksan hoopis laenu tagasi. Ja kui sa nagu lõpuks sinna jõuad, ma ei tea, eestlased on ju suured nagu koduomajad ju, keegi ei rendi, eestlane tahab omada oma kodu. Jalgpalliklubid on siis sellised nagu
sellised, kes nagu, et mis meie, et me rendime endale, et ärme hakka endale ise ehitama. No hästi tähtis ongi aru saada, et tegelikult kui sa ise arendad, siis on see jääb sulle. See suhe selle kinnisvara või on teine ka, emotsionaalsel tasemel. Aga võib-olla ma ütleks ka seda, et võib-olla iga klubi ei peagi seda saama nagu ja võib-olla igal väikses kohas ei olegi vaja teha, et kohalik omavalitsus teeb siis nimetame kooliväljaku näiteks, aga ei, ma tahan oma asja teha, ma teen oma asja sinna kõrvale ja siis on nagu 2 väljakut väikses Alevis ja mõned väljakud on pooltühjad, et võib-olla see ka päris nagu õige lähenemine ei ole. Aga just jah, et see siis leida siis koostöö ongi kohaliku omavalitsusega, kuidas siis saadagi see kohaliku omavalitsuse väljak selliseks, et me saame seda tunda nagu rohkem oma koduna. Nagu. Aga noh, jõuame jälle sinna, et sa küsisid, mis nagu emotsioonid seal regionaalsete klubide kohtumisel olid. Noh, senikaua, kui ei ole seda põlemist, senikaua, kui on selline vaikne käega löömine, noh, siis need ei teki neid staadioneid, sellepärast, et keegi ei mõtle, keegi ei viitsi mõelda. Lihtsam on mitte teha ju. Aga mis seda põlemist võiks tekitada, sest ühes saates tegelikult Kuno Tehva siin selle sama laua taga mainis, et tema oma toetust Ragnar Klavanile arutas klubi sees, arutas ka kogukonnaga, pandi isegi hääletusele, kumba presidendikandidaati toetada. Kas seda põlemist võiks tekitada selline, kas või näiteks praegu siis ütleme, kus meil tõesti ongi Jalgpalliliidu presidendikandidaate on 2 tükki, et kas klubide ja kogukondade kaasamine on see, mis võiks nagu võib-olla panna selle tulekese põlema, et kui me seni pole väga entusiastlikult arutanud, siis äkki siit tõesti tuleb mingi uus hingamine. Kuidas teie tunnetus on? Mina arvan, et kindlasti võib tulla ja peakski tulema ja võib-olla tuleb läbi sellega siis klubidel ka rohkem nagu eesmärgi pärast tööd ja ma ei väida, et klubid ei tee seda kõik, aga ma arvan, et siin on ka nagu juurde panna, et nagu ära defineerida nagu enda jaoks selgemalt, et mis on siis nagu su eesmärk nagu klubina, kas olla kasvatajaklubi või olla siis tippklubi või siis panustada ainult Eesti jalgpalli või ikkagi mõelda ka karjääri, ütleme, redeli peale, kuidas siis mängijale siis seda karjääriredelit luua, et võib-olla see eesmärgistus on ka vaja ära teha klubidel endal ja küll siis need silmad loodetavasti paremini säravama lähevad ka. Lisaks sellele, et on uus presidendikandidaat, kes siis võiks tuua ka uue suuna. No jah, mina ütlen ka, et kui ajaloost vaadata, siis ega jalgpalli kogukond või jalgpalliliit ja klubid seal on nagu iga tavaline nagu riik või ühiskond, eks ju. Ja kui sa oled nagu väga pikalt ühe nii-öelda valitseja rütmis elanud, siis tahes tahtmata see nii-öelda inspiratsioon langeb ja käega löömist on palju, et ma arvan, et ajaloost on päris palju selliseid näiteid. Aga noh, kui nagu tuleb uus president uute mõtete, uue sellise energiaga, klubid näevad, et tegelikult on ka võimalik nagu midagi teha ja on võimalik nagu, et neid probleeme mitte ei ignoreerita, vaid kuulatakse. Et siis noh, tahaks loota, et see tegelikult toob sellised nagu, toob kire uuesti, lööb kire Eesti jalgpallis uuesti lõõmama, mis nagu meil muidu väga ära kaob. Soomet korra juba mainisime, aga räägime natuke teistest riikidest ka, kus on häid näiteid selle põhjal, kuidas tuua kaasinvesteeringuid, kuidas neid ellu kutsuda, UEFA raha kasutada ja nii edasi, et mis oleks võib-olla sellised riigid, mida eeskujuks võtta, juhul kui tõesti selle uue hooga ühel hetkel minema hakata, võib-olla siit lähipiirkonnast? No ma arvan, et Soome on ikkagi nagu kõige parem nagu näide, et kuhu poole me võiks nagu minna, et kui me räägime nagu taristust üldse, et noh, et kuidas nagu üldse nagu arendatakse jalgpallitaristut nagu laiemalt, siis noh, tihtilugu selleks, et ehitada korralik staadion, seal peab olema mingisugune selline teine twist juures, mingisugune teine kasutusotstarve ka ja noh, näiteks Tampere linn, mis ei ole väga palju suurem kui Tartu linn, seal avati just eelmine suvi uus Tammela staadion, sai ka UEFA hat-trickist rahastust, kus siis vana staadion võeti maha ja uus 8000 korralik kunstmuru staadion ehitati niimoodi, et sul lisaks sellele, et seal on hea jalgpallitaristu, on samale krundile ära mahutatud 2 suurt kortermaja, eks ju, mis tegelikult siis nii-öelda finantseeris selle jalgpallistaadioni arendamist, et noh, et siin selliseid näiteid ja noh, selliseid näiteid on Norrast ja Serbiast ja noh, kus sul ongi leitud võimalus või leitud asukoht, kus siis jalgpallistaadion on kombineeritud mingi muu kasutusotstarvega ja noh, niimoodi saab
tänapäeval nagu sellist nagu korralikku jalgpallitaristut arendada. Jah, küsimus on selles, et see on ikkagi, siin me räägime nagu suurtest ja nagu uhketest ja vingetest staadionitest, eks ju. Aga noh, Eestis täna on lihtsalt vaja minu meelest selle kõige sellised basic asjad, et sul on normaalne katus pea kohal, sul on soe või ütleme, sul on katus pea kohal, sul ei ole tuul ei puhu sust läbi, sul ei näe see tribüün välja nagu mingisuguse plekist kokku pandud käkerdis ja sa saad nagu soojas kohas vetsus käia, eks ju. Noh, me peame nagu sellest alustama ja siis võib-olla järgmises sammus me saame rääkida mingitest nagu päris staadionitest. Ma tean, teil on paar huvitavat mõtet ka meie jalgpalli elu kroonijuveeli A. Le Coq Arena osas, et see on nüüd siin ikkagi väga pikka aega juba eksisteerinud, et kui suures potentsiaalis ta ennast on õigustanud ja tõestanud ja mis võiks olla tema tulevik järgmise 5-10 aasta jooksul? No, mina võiksin rääkida sellest vaatevinklist, et ütleme just, kuidas see Lilleküla staadion või see kompleks, eks aidatagi siis neid klubidel neid oma kodusi rajada, et ta saab olla siis tagatisena või käendajana seal süsteemis sees, et kui ikkagi jalgpalliliidus on niisugune, ei ole seda hinnastanud, aga kujutan ette, et niisugune minimaalselt 20–30 miljoni suurune varandus, seal siis bilansis peaks ta olema, et sellel ajal siis saab Eesti jalgpalli tegelikult kõvasti arendada ja just luua siis neid väikseid minivariante siis A. Le Coq Arena kompleksteks klubide enda sisse. Et see oleks võib-olla see nägemus, aga mul on suured logistiliselt mõned huvitavad mõtted. Ei, aga tegelikult ega jalgpalliit on seda ka ju, noh, nad on mõelnud, kuidas A. Le Coq Arenat arendada 30 000-seks tippstaadioniks, eks ju, noh, mis on täna olukorras, kus viimase 10 aasta jooksul on 4 mängu või 5 mängu on toonud üle 10 000 inimese sinna staadionile, siis on küsimus, kas meil tegelikult seda täna vaja on, eks ju, me ehitame 30 000 staadioni ja noh, vabandust, aga Eesti Premium liigas käib seal keskmiselt 500 inimest võib-olla seal mängu vaatamas. Keskmine ei ole nii palju. No isegi seal. Keskmine on seal 300-350, ega Velko on oma esiliiga pealtvaatajate arvuga seal ju isegi 5. Aga noh, ütleme Premium liigas, ütleme A. Le Coq Arena, see, kui sa ehitad 30 000 staadioni ja sul on seal, noh, seal käib nii vähe inimesi vaatamas, see on lihtsalt kurb. Ja noh, lihtsalt seal on küsimus selles, et Tallinna ilmselt ühes kõige magusamas nagu kinnisvara piirkonnas on 7 jalgpalliväljakut ja siis selline suur 25 aastat vana koloss, eks ju, et selline staadioni koloss, et võib-olla seal on palju nutikama kinnisvaraarendusega võimalik nagu luua tegelikult nagu selline tänapäevane, modernne ja tegelikult klubidele ja laiemalt Eesti jalgpallile nagu selline atraktiivne jalgpallikeskkond, et noh, täna on see ikkagi selline 2 garaaži siin, 2 konteinerit seal, betoonblokk siin, 2 kuivkäimlat seal ja siis A. Le Coq Arena seal kõige krooniks seal otsas, et võib-olla tasub üldse mõelda, et kas seda on võimalik ka kinnisvara arenduse mõttes nagu palju efektiivsemalt kasutada, investeeritud raha siis investeerida raha siis muu taristu arendamiseks üle Eesti. Ja ma nüüd mõtlengi, et miks Mart niimoodi nagu mõtleb, eks tal ongi Velkol on oma kodu nagu olemas ja nüüd ongi siis vaja sinna kirksitordile saada nagu. Me üritame siin paljude teiste klubidega koos saada ikkagi seda esimest torti kätte, et nagu ja mõeldagi selle peale, et kui räägitakse 30 000 staadionist, ma tegelikult pole kuulnud sellest. Sa ei ole kuulnud või? Ei ole. Aga kui tehakse, siis mõtlene üliäge, aga minu arvates see peaks olema mingisuguses teises või 3. etapis, et me peame sellise nagu baasvajaduse nagu ära rahuldama kõikidel klubidel, kõrgel klubidel või siis isegi ütleme litsenseeritavatel klubidel ja järgmine samm minu arvates võiks olla üldse seal mingisuguste väikeste sisehallide teema, kuidas seda rajada ja võib-olla siis see, kui kõik sihuke baas on rajatud, et meie igapäevane töö on nagu hoopis teisel tasemel ja kogukonnas on see väljak ja kompleks hoopis nagu tähtsamal kohal, ütleme siis nii, et võib-olla siis mõelda selle uue staadioni ja kompleksi pealt ja võib-olla siis on see lõpus ka täis nagu, et ma alustaks natuke teisest nurgast. Ja selle teema jätkuks, kus on Eestis täna need kõige kriitilisemad kohad ja piirkonnad, kus oleks hädasti vaja nii know-how kui finantsi kombinatsiooni, mis võib-olla ise te näete, et võib-olla ei tõusegi jalule ilma väikse tõukata?
kus ei ole täna pigem. jah. Küsimus on kõige kriitilisem, kus te pihta hakkaksite, kui nii-öelda kogu plats oleks teie hallata? Aga mina ütlen ausalt, et minu meelest see peaks tulema ikkagi alt ülesse. Ülevalt alla, et nüüd me hakkame seal ehitama. No see ei tööta ju. Aga kus te näete, et on need kõige kriitilisemad kohad, kust see alt ülesse võiks hakata tulema ja kust me teda hädasti ootame? No meil regionaalne jalgpall on ikka nagu selles mõttes kurb, et meil on täna tegelikult ütleme 3, mööndustega 4 klubi on väljaspool Tallinna, eks ju. Et premium liigas, eks ju, ja altpoolt ülesse tegelikult neid, kes tulevad nagu tõusevad premium liigasse, neid olemegi seal sisuliselt on Velko ja Elva ja nagu rohkem ei ole, et see regionaalsete klubide probleem ja see, et jalgpall muutub meil väga Tallinna keskseks, on nagu väga suur probleem. Ja tegelikult nagu kindlasti olgu see meie või olgu see kes iganes järgmise jalgpalliliidu juhatuse nagu moodustavad, siis nad peavad saama aru, et kui jalgpall jääbki Tallinna keskseks, siis ta nagu sureb seal Lõuna-Eestis, Lääne-Eestis, Ida-Eestis täiesti välja. Ja sealt tuleks nagu alustada. Tegelikult need klubid, kes on sinna Võrumaa metsade vahele või Ida-Viru kaevanduste vahele nagu üksi jäetud, need tuleks kõigepealt ikkagi aidata järgi ja aidata sealses säde üles leida, arendada nagu kohalikku jalgpalli ja läbi taristu arendamise see kindlasti on võimalik. No, ma võib-olla natukene vaidaksin vastu sulle, et ja natukene nagu mõtlen teistmoodi, et selles mõttes ma olen nõus, et altpoolt tuleb asjad kõik paremaks saada, sellega ma 100% nõus. Kas me peaksime hakkama altpoolt taristut ehitama, siis võib-olla päris sellega nõus ei oleks. Ja võib-olla minu vaatevinkel oleks see, et me peaksime ikkagi ülevalt poolt taristu korda saama, me peaksime saama selle, ütleme, toote suures nagu, ütleme, Eesti kõrgega toote nagu paremaks saama ja lähtuvalt sealt edasi liikuma. Aga regionaalselt ma ei ütlegi, et ma lükkaks need kõrvale midagi särast, see ei ole kindlasti minu eesmärk, vaid minu eesmärk oleks pigem nagu ära kaardistada, nagu mis ongi nende iga selle regiooni oma mured, et mis on Lõuna-Eesti, mis on Ida-Eesti, mis on Lääne-Eesti mured ja lähtuvalt sellest koostadagi ka arenguplaan sinna, et ei ole mõtet lüüa Tallinna probleemidega ka Lõuna-Eesti probleeme ja vastupidi. Ehk siis, kui me räägime taristust, siis mina arvan, et me peaksime ülevalt alla tulema. Aga kui me räägime üldse nagu jalgpalli sellisest kogukonnast, siis ma olen ka nõus, et regionaalselt peab asjad kindlasti paremaks saama, et see ja lähtuvalt arenguplaanidest siis, et igal piirkond on oma arenguplaan, oma ka rahastus ja miks mitte ka oma inimene või inimesed seda siis nagu asja suunamas. See on hea point, et sa mõtled püramiidi otsast alla, et nagu premium liigast läheb allapoole, eks laiali selle taristu arendama. No põhimõtteliselt ma arvan ka seda, ma arvan, et premium liiga toode on hästi tähtis. Ma korraga ma olen, sest vaata, kui me saame selle, ma ei räägi ainult premium liigast, ma räägin esiliiga ja võib-olla ka esiliiga B. See mõte on nagu see, et kui me saame kõrgema toote paremaks, siis me tegelikult ka uusi rahastusvõimalusi. On see siis TV-õiguste näol, on see siis mänge müükide näol, on see siis piletitulude kasv reaalselt, et kui me saame selle korda, siis jääb ka raha ju ka teiste asjade jaoks ja võib-olla jalgpalliliit siis sinna kõrgemale või tipupüramiidi peaks vähem raha sihtima ja selle raha kuhugi mujal alla nagu. Kusagilt peab tulema inspiratsioon ja siis saatma need kiirelt. Aga ma olen selles mõttes, ütlemegi niimoodi, et Kalmariga selles suhtes nõus, et esmalt tuleb üldse vajadused ära kaardistada, sest mis meil ja tuleb ka nagu päriselt nagu regioonidega rääkida, sellepärast, et mis me nagu tegelikult saime kaasa sellest arutelust, oligi see, et ükskõik, me käimegi siin, klubid käivad siin ainult Tallinnas jalgpalli tänaval koos, eks ju, lähevad tagasi sama targalt, midagi ei muutu, eks ju, lihtsalt sõidetakse päev maha ja nagu tegelikult midagi ei muutu. Aga võib-olla see koostööformaat just regionaalsel tasandil ka taristu osas on see, et tekivadki 4 sellist regiooni Eesti jalgpallis, on oma kindla regiooni esindaja, klubid teevad tegelikult regionaalsel tasandil veel tugevamat koostööd, et neil on oma esindaja, kes esindab neid jalgpalliliidu juures, eks ju, et tegelikult ei pea jalgpalliliit igale poole nagu saatma oma inimesi nagu Võrru, Põlvasse ja ma ei tea, Vändrasse ei pea nagu inimene Tallinnas sõitma, vaid need klubid peavad omavahel kokku saama. Selle regiooni juhiala isegi määrama, kes käib esindamas. Täpselt, ja siis tekivad need arenguvajadused nii taristu osas kui ka muidu üldiselt jalgpalli osas. Et hästi tähtis on ikkagi see, aga see on jälle selline
alt üles see on initsiatiiv, et noh, tegelikult tehakse nagu nii-öelda klubid teevad omavahel koostööd ja leiavad inimesi, kes nagu päriselt kaitseb neid ka siin jalgpallitänaval. Ja ma arvan, siinkohal ongi paslik meenutada, et tegelikult Klaavan 2025 programm, valimisplatvorm ongi laiem kui ainult siis üks konkreetne aspekt, millest me täna rääkisime, et me oleme siin varasemalt rääkinud treenerite palgatõusust, tööjõutoetustest, digioskuste arendamisest, abitreeneritest, lapsevanemate programmist, koolitustest ja sponsorlusest samamoodi, et tegelikult kõike seda tervikuna vaadata on ilmselt ka vastab ära väga paljud küsimused, mis puudutavad seda, et kuidas siis ikkagi inspireerida ja kuidas jõuda sinna, kuhu me soovime jõuda. Lõpetuseks võib-olla, mis võiks olla see mõte, mis võiksid regionaalarengu ja taristu episoodi teemast täna kõlama jääda? Mina ütleks, et peab olema väga selgelt sihitud plaanid, et me peame nagu, kuna meil on inimressurssi vähe, meil on vahendeid vähe, meil on ka taristut vähe, siis me peame lihtsalt sihtima paremini ja lähtuvalt siis sellest lootma siis ka paremat tulemust, aga teistmoodi tegema. Sest kui samamoodi teeme, siis loota paremat tulemust ei tule paremat tulemust, tuleb sama tulemus. Minu meelest peaks iga klubi ja iga klubi juht mõtlema, et kuidas enda kodu, enda mäng, enda klubi sotsiaalmeedia muuta maksimaalselt seksikaks. Siis jõuavad inimesed jalgpallimängule ja tekib selge vajadus ka arendada välja nagu tipptasemel taristu ja jalgpall võidab sellest kõige rohkem, kui inimesed on tribüünil, elavad kaasa ja tunnevad, et vot see mäng on see, mida ma tahan järgmine nädal uuesti vaatama tulla. Kogukonna tunne? Jah, kui sa tahad nii cheesy sõnaga lõpetada, siis küll jah. Aga sõnum on konkreetne ja selge. Mart Raamat ja Kalmar Liiv ja suur tänu teile täna selle väga optimistliku ja entusiastliku vestluse eest. Ja järgmisel korral ma tahaks väga öelda, et on meiega juba, ja ma arvan, et ma võin üsna kindlalt ka öelda, on meiega siin stuudios juba jälle Ragnar Klavan ise ka ja kes tema kõrval on, see selgub siis õige pea. Aitäh! Aitäh!